Mul ei olnud sellist mingit filmilikku hetke, et see oli umbes see aeg, kui ma 16 olin ja siis hakkas see How to make money online on ja kogu see nišš vaikselt tuure üles võtma. Ma ei saa öelda, et ma tulin vaesest perest, ma tulin tavalisest Pärnu Mai rajooni sellisest keskklassi perest. Ikkagi kokkuvõttes ma usun see hirm läbikukkumise ja hirm häbi ees. Mul on piisavalt palju vedanud, et ma ei ole kordagi üksi olnud. Ja kõhutunne kindlasti ei ole hea strateegia. Kõige suurem väljakutse on rahvusvaheline kasv. Tere tulemast vaatama Äristarteri taskuhäälingu teise hooaja 8. episoodi, kus meie külaliseks on Simo Teearu. Ja enne kui me jõuame veel tema tutvustamiseni ja siis vestluseni, mainin ma ära meeldetuletuseks selle, et Äristarteri taskuhäälingu eesmärk on siis jagada teiega inspireerivad lugusid erinevate ettevõtjatega, kes on Eesti ettevõtlusmaastikul rohkem või vähem tuntud, ja meie soov on just tuua teie ette siis nende lugusid, kuidas nad on ettevõtjaks kujunenud, ja täna on meil väga äge siis külalisena tervitada Simo Teearu, kes on noor ettevõtja ja turundaja, kes on lühivideo turundusele eelkõige keskendunud. Simo aitab ettevõtete läbi sotsiaalmeedia ja videomaterjali siis nähtavust kasvatada. Ja tal on oma agentuur, oma meeskond, kellega koos ta siis igapäevaselt brändide nähtavust ja ka müüki kasvatab. Tere, Simo! Tervist! Soovid sa midagi täiendada selle, mis ma just kirjeldasin? Ma arvan, et see on juba päris piisav. Selles mõttes mul ei olegi väga midagi rohkem öelda. Mina tahaks küll küsida su käest seda siia algusesse, et mis selle agentuuri nimi on, et inimesed, kes võib-olla sind veel ei tunne, ei tea, pole kuulnud, saaksid salaja minna ikkagi nagu piiluma ka, et kust seda Simo teenust teeb. Ja agentuuri nimi on Content K-ga, mitte C-ga. Eestipärasem ja content.ee on kogu meie infoportfoolio ja natuke tehtud töid ja kõike muud infot täis. Ehk siis kui keegi tahab vaadata, siis sealt on võimalik pilti peale visata. Ma arvan, et see huvi võib tekkida küll, ja kuna meie kuulajad ja ka veebimajutuse kliendid tahavad sellesse panustada, et oma nähtavust suurendada, siis ei ole selliseid teenusepakkujaid kunagi ülearu või liiga palju nagu ka content. Aga lähme teema juurde, ja esimese küsimusena ma tahaksin sinu käest teada, et mis hetkel sa tundsid, et nüüd ma tahan ettevõtteks saada? Mul ei olnud sellist mingit filmilikku hetke, et nüüd ma istun baarileti taga ja siis nüüd tulud läks põlema, aga kui ma olin kuskil 16, siis kuna ma tegelesin tipptasemel ja väga tugevalt murdmaasuusatamisega ja spordiga, siis ma vaatasin õhtuti peale trenne ja kooli, vaatasin YouTube'ist erinevaid suusatajate teada-tuntud Peeter Nortugi ja erinevaid videoid, ja siis see oli umbes see aeg, kui ma 16 olin ja siis hakkas see How to make money online on ja kogu see nišš vaikselt tuure üles võtma, ja siis mul kuidagi tekkis see huvi ja ma hakkasin vaatama mingeid videoid ja kuidagi sisemine drive, et ma tahaks midagi rohkemat ära teha või ma tahaks midagi teistmoodi proovida. Ja sealt ma arvan, saigi see väike pisik alguse, aga tegelikult kuni see lõpuks kõik nagu realistlikult realiseerus, see võttis ikka natuke aega. Ma kasutan seda võimalust küsida ka, kuna sa mainisid, et sa oled sportlane, eks ole, siis ilmselt tähendab seda, et sa oled päris palju ennast pidanud nagu ületama pidevalt. Ja seal tuleb mängu distsipliin. Ja distsipliin on ettevõtluses ka paratamatult päris oluline, isegi siis, kui sa pead ennast väga loovaks inimeseks ja loovettevõtjaks. Kuulsin just nädala alguses vist oli äkki see, kui käis läbi see informatsioon, et dopingu olümpial tegi kõige parema tulemuse see, kes siis salaja ilma dopingut hoopis osales seal võistlusel. Ehk et doping ei anna nagu erilist eelist tingimata, ja seal rõhutati ka selles nii-öelda uudises, et ikkagi miski muu on see, mis teeb meid tipptegijaks, tippsportlaseks.
et kui palju sa oled seda distsipliini, enesedistsipliini, mida sa oled sportlasena õppinud, saanud rakendada ettevõtluses ja kas see on üks-ühele üldse ülekantav? Ja väga hea küsimus. Ma arvan, et see on üks-ühele ülekantav. Ma arvan, et ma ei oleks mitte kuidagimoodi ettevõtluses jõudnud sinna maalegi, kus ma praegugi olen, kui ma ei oleks sporti teinud. Et selles mõttes nagu see distsipliin ja see, kui palju sa pead teatud asju ohverdama või tegema asju täpselt samamoodi, nagu sa ei taha vihmase pasarilmaga välja minna. Täpselt samamoodi sa pead tegema ettevõtluses mingeid asju ja lahendama mingeid probleeme, mida sa ei taha teha. Ja ma arvan, et see on üks-ühele täpselt võrreldav sellega ja see on ka põhjus, miks öeldakse, et ettevõtluse võib-olla on kõige suurem sport maailmas isegi. Jah, nii nagu öeldakse, et see on enesearengu kiirtee on ju, nagu ka mõni teine eluvaldkond. Siit edasi ongi nagu sobilik paslik küsida ka seda, et miks sa alustasid üldse ettevõtlusega, et mis sind selleks käivitas ja kas seal on ka võib-olla siis mingisugune taaskord sujuv üleminek olnud spordist ettevõtlusest, kas seal on mingid seosed või kuidas sa seda teekonna algust nagu kirjeldaksid? Minu jaoks on alati olnud oluline teha midagi ise ära ja spordist on tulnud väga palju ka see, et kuidagi tahtmine võita, tahtmine olla kõige parem ja tahtmine teha väga-väga rasket tööd. Ehk siis ma usun, et mis mind nagu käivitas, oli see, kuidas ma enda lapsepõlvest olin õppinud ära, kuidas minu vanavanemad olid tööd teinud, kuidas minu vanemad tööd tegid ja kui ma tulin sellisest, ma ei saa öelda, et ma tulin vaesest perest, ma tulin tavalisest Pärnu Mai rajooni sellisest keskklassi perest. Aga see oli see, kus ikkagi finantsiliselt oli see väga suur motivaator, et teha midagi teistmoodi, võib-olla tekitada endale rohkem võimalusi. Ja lisaks sellele oli lihtsalt sisemine tahe teha midagi teistmoodi. Ehk siis sisemine tahe oli see, mis sind käivitas ja selleni jõudmiseks, et siis ka päriselt käima minna, olid sul lihtsalt varasemast karjäärist mingisugused komponendid olemas, nagu seesama enesedistsipliin ja ilmselt ka siis eesmärgi sõnastamine, seadmine ja sellised asjad. Ja ma usun, et selles mõttes sellise karakteri, nagu sa ütlesid, et ettevõtlus on enesearengu kiirtee, täpselt samamoodi ma usun, et sport on enesearengu kiirtee ja mida nooremalt sa alustad, seda kiiremini sa võib-olla jõuad sinna tasemele, kus sul on võimalik ka noorelt teha väga suuri asju võrreldes võib-olla täiskasvanutega, kellel on juba mitukümmend või mitu aastat kogemust. See lihtsalt annab sulle kõvasti suurema eelise, kui sul on piisavalt hea karakter, et sa oled nõus tööd tegema ja võitlema seal lahinguväljal. Aga see annab väga hea võimaluse siin küsida ka, et kas sel teekonnal, nüüd ma pean eelkõige silmas ettevõtlust, aga sa võid tuua muidugi paralleeli ka spordist, sest ma arvan, et need on seal ka täiesti olemas, need paralleelid on. Et kas on olnud ka hetk, kus sa oled tahtnud alla anda? Loomulikult on. Ma arvan, et igaüks, kes ütleb, et ei ole, sest kas ta valetab või ta on just alustanud. Ehk siis mul ei ole olnud selliseid kindlaid hetki, kus nüüd vot selle pärast ma tahaksin alla anda või vot nüüd see on see põhjus, miks nüüd tundub, et nüüd on kõik. Aga on olnud perioode, ma arvan, kus lihtsalt suuremas stressi allikaks võib-olla kõige rohkem on see overwhelming tunne, et sul on lihtsalt liiga palju asju korraga sinu õlgadel ja sa tunned, et sa ei saa sellega hakkama ja sa oled sellise võitleja põgene režiimis ja siis sul on see tunne, et okei, mis siis, kui ma hakkama ei saa ja sa hakkad endast kõhklema võib-olla natukene. Ja ma arvan, et kõigil on teatud perioodi, kus seda on olnud ja minul täpselt samamoodi. Mis ma proovin teha, on lihtsalt edasi liikuda ja keskenduda sellele, mida ma saan teha järgmiste sammudena, mitte sellele, mis on juhtunud. Ja kuna me salvestame seda taskuhäälingut siin Rahvaraamatu Telliskivi literaadi ruumides, siis ei saa ma üle ja ümber mainida ka seda, et meil ikkagi
meid ümbritseb väga palju raamatuid ja mina käin eelkõige psühholoogia ja äri- ja majanduskirjanduse nagu riiulite juures. Ja kuna ma psühholoogia huviline olen, siis ma ei saa ikkagi sinna midagi parata, et mingisugused küsimused sellele poolele ka siin taskuhäälingus vaatavad, et saada aru sellest, kuidas siis parasjagu saatekülalist mingisugused asjad nagu psühholoogilises mõttes just nagu käivitavad. Miks ma seda räägin, on see, et ma tahan ikkagi natukene korraks põgusalt puudutada seda allaandmise nii-öelda kontseptsiooni praegu sõna puudumisel natuke lähemalt, et mis sa arvad, mis tegelikult selle juures tekitab selle üle jõu käiva momendi, mida sa nimetasid overwhelming uks, eks inglise keeles, et mis need asjad on, mis selle tunde tekitavad, kas see on see, et päriselt on selles ettevõtluses midagi sellist, mis käib üle jõu või tegelikult on seal lihtsalt parasjagu mingisugust ressurssi meie sees liiga vähe, et tulla nende asjadega toime, et kuidas sa tagantjärgi vaatad, et teinekord võib ju olla see, et me oleme nädal aega kehvasti maganud või ei ole enda kehale pakkunud liikumist ehk teinud sporti, mis minu arust peaks olema iga inimese keskne asi elus, on ju, et sport isegi, kui sa ei ole sportlane selles kontekstis, nagu sina oled olnud, on ju, siis minu arust peaks iga inimene rahvasportlane olema. Et see on üks näide sellest, mismoodi mina näiteks energiat loon enda sees. Et ma ei kujuta ette, et elu oleks ilma liikumiseta, et mismoodi sina tunned, et see olukord üldse saab tekkida enda kogemuse pinnalt, et sa tunned, et asjad käivad üle jõu? Jaa, hea küsimus. Ma arvan, et seal kõige rohkem on ikkagi kokkuvõttes, ma usun, see hirm läbikukkumise ja hirm häbi ees, hirm häbi nii-öelda teiste ees, mis sa tekitad võib-olla, et ma ei saa hakkama. Ja see on selline võib-olla teatud mõttes ka sotsiaalne pinge, sotsiaalne pressure. Aga ma arvan, et kindlasti seal jah, on nagu see, mida ma ise olen ka loomulikult isiklikult tundnud, on perioode, kus ma olen teinud väga pikki tööpäevi, ma ei ole jõudnud trenni, ma olen ohverdanud nii-öelda und mingil määral, siis loomulikult ta annab tunda ja ta tegelikult päris huvitavalt annab tunda, kui sa oled selline nädal, 1,5, 2 nädalat juba mingis sellises teises režiimis toiminud, siis sa saad aru ja hakkad tähele panema, et aina väiksemad asjad hakkavad sind rohkem mõjutama. Ehk siis kindlasti seal on nagu see korrelatsioon kuidagi sees. Aga ma usun, et meil inimestena lihtsalt on ka tegelikult lihtsalt selline täiesti tavaline sotsiaalne pinge, et hirm läbi kukkuda ja siis sa ei julge võtta riske ja julge teha mingeid asju ja tümitada iseennast. Jaa, ma olen väga nõus ja ma sõnastaksingi selle võib-olla niimoodi kokkuvõtvalt, et kui me oleme füüsiliselt kurnatud, siis psühholoogiliselt muutume me ka ikkagi paratamatult natukene nõrgemaks ja seetõttu, nagu sa ütlesid, hakkavad meid mõjutama need häbihirmud, mis iganes muud asjad ka kohe kuidagi palju kergemini. Et selles mõttes ma võib-olla siit, kui sa lubad, ütleksingi ka kuulajale vaatajale, et oma keha eest tuleb hoolt kanda igal juhul, anda endale puhkust ja võib-olla ettevõtjana ei pea tingimata ennast nagu surnuks rabelema, isegi kui tegelikult see on selge, et ettevõtjana töötad 24/7 justkui või 26 või kuidas iganes seda nagu määratleda, et siis läbipõlemise oht ettevõtjana on tegelikult ju suurem kui lihtsalt kuskil töötajana, kus sa saad haamri õhku rippuma jätta kell 5 või mis iganes ajal see tööpäev justkui selles valdkonnas lõpeb, et see on kindlasti, ma spekuleerin, sa saad ümber lükata või kinnitada, et see ilmselt on ka midagi sellist, mida sa oled ka ikkagi saanud kogemusena nagu spordimaailmas tegutsedes kaasa, et seal sa ju ka tegelikult ei saanud lubada endale seda, et sa ööpäevaringselt teed trenni, vaid just puhates kasvas sinu jõudlus. On mul õigus? Jaa, alati treeninguga sa lõhud, puhates sa arened nii-öelda ja taastud. Ja selles mõttes ma olen sinuga täiesti nõus, et seal kindlasti on sellel puhkusel väga suur roll, millest paljud inimesed aru ei saa ja me oleme mentoriga seda väga palju rääkinud, kus sa pead keskenduma sellele, mis asi on jätkusuutlik. Sa ei saa mõelda, et ma nüüd, ja see oli väga suur viga tegelikult, mis mina tegin, kui ma alustasin, oli see, et kui ma
spordi lõpetasin, mul üks hooaeg sai läbi, kevade lõpp, suusahooaeg sai läbi. Maikuus mõtlesin, et okei, nüüd ma teen täiesti midagi uut, proovin midagi uut. Andsin endale 30 päeva timeline'i, et panna üks uus saidas seal tööle. Noh, mis sa arvad, mis sellest välja tuli? 30 päeva pärast ma olin tõsiselt, ma ei tahtnud mitte midagi teha. Ma ei tahtnud seda asja nähagi enam. Et see on nagu see põhjus, ma arvan, kus sa pead keskenduma sellele, mis asi on jätkusuutlik ja pikaajaliselt jätkusuutlik, sest lõpuks võidab ikkagi see, kes mängus võib-olla võimalikult kaua on, mitte see, kes alguses suure hurraaga peale lendab. Jah, seda järjepidevust on väga palju vaja. Räägime klientidest ka natuke. Kes oli esimene klient, siis videoturunduses, eks ole, hetkel content'i klient ja kus sa selle esimese kliendi leidsid? Ma arvan, et siin on mul isegi nagu 2 erinevat tahku, et kui ma sporti tegin ja me nii-öelda sisuloojatena alustasime mingeid asju, siis esimene klient või nii-öelda koostööpartner, kelle me tegelikult saime, oli Vitamin Well. Selline spordiga seotud meil selline standardne kuidagi selline connection brändiga, kus me saime sealt nagu esimese sellise koostöö. Aga kui content'i poole pealt, teise tahu poole pealt rääkida, siis esimene klient oli üks pilootprojekt Pokeballiga ja see oli vist 2022 aasta lõpp, 2023 aasta algus, kus me tegime neile siis lühivideoid ja see oli esimene klient, kes siis tegelikult tuli orgaaniliselt meie juurde, kui me juba ise tegime sisu ja kui me alustasime. Et 2023 aasta augusti alguses me alustasime või 2022 ja siis põhimõtteliselt sealt circa 5-4 kuu pärast tuli meil esimene klient ja see tuli tegelikult isegi meie juurde, kuigi me tegime kõrvalt ka külma müüki, siis esimene klient tuli niimoodi. Aga kas ta tuli sinu juurde kui persooni brändi juurde või ta tuli content'i juurde siis selle sisu kaudu, mis content tegi sotsiaalmeediasse juba selle nime all? Ja ta tuli ikka content'i juurde. Okay. Siis oli see, kus me olime teinud juba eraldi ettevõtmise, eraldi konto ja teadlikult proovisime juba püüda seda tähelepanu teistmoodi. Oma brändi ehitada. Jep. Esimesest kliendist rääkisime. Kui palju neid kliente oli vaja koguda, et tunneks, et asi on päriselt käima läinud, et millal see moment tekkis ja mismoodi selleni jõudmine käis? Ja, ma isegi ei mäleta, et meil oleks olnud mingit sellist reality checki, kui oli teatud arv kliente käes. Aga ma arvan, et kõige suurem hetk, kus oli see tunne, et okei, et nüüd on asi nagu tõsine, oli kuskil 2023 aasta lõpp, kus oli see, et nüüd oli aeg nagu otsida abikäsi väljastpoolt. Ja see on see hetk, kui sa võtad endale kellegi tiimi, kellele sa maksad palka, kellele sa maksad tema tehtud töö eest, sa vastutad ka tema eest. Siis ma arvan, et see on see hetk, mis on alati igal ettevõtjal võib-olla see hetk, kus on nagu okei, et nüüd see asi on natuke tõsisem, et ma ei ole lihtsalt üksinda, et ma teen töö ära ja siis on kõik, vaid ma pean vastutama ja juhtima ja nii-öelda representeerima ka teisi, kes minu all on. Ja selle poole pealt on nagu see kindlasti olnud selline hea koht, mis on vahepeal perspektiivi pannes ka, eriti kui sa värbad või võtad enda tiimi nagu isiklikust mastaabist, mis ma olen vaatanud, kui sa võtad enda tiimi ka inimesi, kes on just vanemad, siis see on nagu hea noore inimesena võib-olla ajades ettevõtet, see on selline huvitav hetk, kui sa värbad enda tiimi nagu ka vanemaid inimesi endast ja sul kuidagi tekib selline teistmoodi pinge või stress või et sa tead, et sa vastutad nende eest ka, mis nende eraelus toimub, et nende eraelu ja tööelu kõik toimiks ka täpselt samamoodi ja kõik oleks korras. Ja ilmselt on võimalik siis ka neid lugupidavalt kuulates, nende nõu vastu võttes ilmselt ka siis midagi teha ise paremini nii oma eraelu kui tööelus, eks ole, et ma ei taha väita, et endast vanematel inimestel ilmtingimata alati rohkem kogemust on, aga tavaliselt kipub niimoodi olema nagu, et kuskil valdkonnas neil ikkagi on rohkem kogemust ja selle tähelepanelikult kuulamine võib anda nagu
nooremale inimesele siis kiiremini juba selle nagu eelise kätte minna, kui sa saad aru, mida ma mõtlen. Jah. Aga räägi veel sellest natukene, et kes need inimesed siis sinu kõrval olid, et päris alguses sa vist kordagi pole üksi olnud. Mulle nagu on sinu jutust praegu jäänud mulje, et sa oled kogu aeg kellegagi koos teinud neid asju. Ja, mul on piisavalt palju vedanud, et ma ei ole kordagi üksi olnud. Ja ma olen tõsiselt tänulik selle üle ja ma arvan, et see on ka jällegi see teine põhjus võib-olla lisaks sellele spordile ja iseenda karakterile, et sul on inimesed, kellega koostööd teha. Ja täpselt nagu me alustasime ja nagu meie ettevõttes ka ametlikult asutajad kõik on mina, minu vend ja minu elukaaslane. Ehk siis see on nii-öelda selline kolmene punt, kellega me oleme läbi tule veel tulnud. Ja nüüd on siis nii-öelda see tiim laienenud suuremaks ka, kus ta ei ole enam selline võib-olla väike pereettevõte. Aga siiski saab öelda, et ta on pereettevõte olnud. Saan ma õigesti aru? Ja, selles mõttes on olnud ja siiani ma arvan, et me mingil määral ikkagi peame ennast pereettevõtteks. Ma tahtsingi sinna jõuda jah, et isegi kui ta enam justkui, kuidas öelda siis, ametlikult ei saa öelda, et oleks pereettevõte. Ma arvan, et enamus pereettevõtetel ei saa seda niimoodi öelda, et kõik töötajad oleksid nagu veresugulased, et ilmselt nii palju inimesi lihtsalt tõesti peres ei ole, kui vaadata neid ettevõtteid, kes peavad mingid talusid ja nii edasi, siis seal ilmselt on vähemalt sulased, kui ka mitte kuskil juhtivatel positsioonidel inimesed, kes paratamatult ei ole otseselt sugulased, aga neid peetakse kindlasti pereliikmeteks, et vähemasti minul on küll selline tunnetus paljude lugude puhul, mida on siis võimalik meediast kogeda või lugeda, et kas või siin viimasel ajal on sellest e-piima tööstuse piimaühistu lugusid räägitud, siis seal ka paljud need piimatootjad, kes siis loomi ja talusid peavad, on ikkagi pereettevõtted ja see on äge, et on selline suhe, selline kontakt ja selline usaldus vist eelkõige võiks öelda ka on keskmes, et on võimalik inimestega omavahel luua midagi, millel on väärtus ja see väärtus ei aja inimesi siis omavahel kuidagi peresiseselt nagu tülli, et see oht tegelikult on ju päris suur, olgem ausad. Tõenäoliselt see ka pigem võib juhtuda, et see tekitab mingisugust pahandust omavahel. Aga kui seda ei juhtu, siis ma kujutan ette, et selle külje kõrval rühkimise ja ühiselt tunnistamise ja siis ka sealt kõrvalt tegelikult ju ikkagi ka väljaspool seda ettevõtluse konteksti omavahel teineteise tundmine ja toetamine ja kogu see kontakt. See on nagu selline ring, mulle tundub, mis nagu toidab kogu seda dünaamikat. Et ühest küljest on võimalik teha koostööd niimoodi, et ei ole isiklikul tasandil üldse tuttavad, eks ole, ja ilmselt mingitele inimtüüpidele on see ka kasulik, et on see distants. Aga mina vähemasti küll võin nagu selles mõttes tunnistada, et ma kadestan selles mõttes sellist pereettevõtluse mudelit, et see võib ikkagi mega äge olla, et seda on äge kuulata. Kuidas turul teiste tegijatega on olnud? Kuidas oli alguses, kuidas on täna, et kui palju on siis sellist klassikalise sõnaga nimetatakse seda konkurentsiks, et kui palju neid teisi tegijaid oli siis ja kui palju on täna, et kuidas sa tunnetad üldse, kui palju see on mõjutanud? Ja tol hetkel, kui me alustasime, siis ei olnud väga palju. No see oli see hetk, kus võib-olla natukene see short form lühivideo formaat hakkas siia Eestisse ka jõudma. Too hetk oli siis, kui tuli just oli tulnud Instagram Reels välja, Facebook Reels tuli siis välja. Ehk siis nagu ta võib-olla oli alles nagu sellises algusfaasis, mõned konkurendid olid ja kindlasti nagu suuremad agentuurid, kes siiamaani toimetavad ja tegelikult laiendavad enda teenuseid ka selles mastaabis, et videosisu ja sellist võib-olla UGC või nagu öeldakse UGC content ja lühivideosisu nagu pakutakse. Aga praegu jah, mingi võib-olla viimase 1,5–2 aasta jooksul
on tõsiselt näha, kus on just võib-olla selle UGC ja UGC content'i poole peal, et on tulnud väga palju nagu seeni peale vihma, et selles mõttes konkurentsi kindlasti on kordades rohkem ja seda ma näen ise ka ja tean, et kas meie enda klientidele või siis kliendid, kes on meiega lõpuks otsustanud tulla, kirjutatakse väga palju ja huvi tegelikult on suur, kus nagu pakutakse nende teenuseid. Et selles mõttes seda ma näen ise nagu tagasisidena klientide poole pealt ka. Kas UGC kasutajate loodud sisu kontekstis võiks pidada siis ka rohkem või vähem konkurentideks ka neid, kes ise seda otseselt teenusena ei paku, aga siiski teevad koostööd erinevate brändidega? Kas seal on võimalik tõmmata paralleele või pigem on ikkagi erinevus? Hea küsimus. Ma arvan, et ei saa võtta nagu otseselt konkurendina, aga kindlasti paralleele on, sest et lõppkokkuvõttes klient peab otsustama, et kus ta selle video võtab, mis hinnaga ta selle võtab ja mis tulemusi sealt toob, sest et kokkuvõttes vahet ei ole, kas ta on UGC video või ta on meie tehtud video või ta on mõjuisikuga tehtud video. See video läheb lõpuks ikkagi tema sotsmeedia kanalile, kliendi ja brändi sotsmeedia kanalile ja mis lõpuks kõige suurema võib-olla sellise tulemuslikkuse ja nii-öelda kulu ja tulemuse võrdlusena nagu, mis parima tulemuse toob, ma arvan, et sealt osast kõik on nagu lõpuks konkureerivad. Puudutame võib-olla põgusalt seda videoturundust ka siinkohal, et kuidas sulle tundub, kui sa nüüd tõid näite, eks ole, et on võimalik mõjuisikuga teha need videosid, on võimalik teistmoodi sellele läheneda, et siis millisel lühivideo sisul nii formaadi mõttes kui kaasatud inimeste mõttes võiks kõige parem mõju olla, et meie vaatajad, kuulajad saaksid ka nagu siit võib-olla üht-teist nagu kõrva taha panna. Et võtame näiteks siia juurde mingi näite, et kui sul on võimalik brändina, brändi omanikuna, ettevõttena kaasata mõnda sellist inimest, kelle puhul sulle tundub sotsiaalmeedias, et ta on suunamudijana kuidagi, kas ta sulle lihtsalt meeldib või tema stiil meeldib sulle, kuidas ta jagab mingisuguseid asju ja võib-olla on sul näiteks mingi toode ettevõtjana, mida sa tahad, et siis see suunamudijad või üks konkreetne suunamudija tutvustaks. Et kui suur vahe on näiteks selles, kui me nüüd lihtsalt korraks jätame kõrvale selle, me sellest ei saa mööda vaadata, aga me võiks proovida korraks mööda vaadata sellest, et palju sõltub justkui jälgijate hulgast, aga kui me ainult keskendume korraks sellele sisule ja sinna kaasatud inimestele, et kui oluline on näiteks see, et see ettevõtja ise räägib oma tootest versus see, et ta laseb kellelgi tegelikult täiesti suvalisel inimesel tehniliselt, eks ole, oma tootest rääkida, et kui palju seda autentsust või ehedust seal juures kõik võiks mõjutada, sellest rääkida tahaksid? Ja autentsus kindlasti on võtmesõna, et täpselt samamoodi nagu rahvusvaheliselt ma usun, et hetkel on see trend, mis vaikselt jõuab meile ka siia, kus öeldakse selle kohta nii-öelda founder-led content ehk siis asutajate või siis omanike või siis tegevjuhi või inimeste enda, kes töötavad ettevõttes reaalselt nendega loodud sisu siis oma enda inimestega või siis kas või näiteks ka tegevjuht või kui on Eestis mingi väike ettevõtte omanik, et sa hakkad tegema ise videoid lihtsalt kas või selfie kaameraga, paned ennast sinna välja, räägid oma iseenda lugusid, täpselt samamoodi nagu ma jagasin, kus ma tulen ja nii edasi. Need on need emotsionaalsed nagu sidemed, mis sa saad enda siis vaatajatega tekitada. Seda ei saa mitte keegi teine mõjuisik, teine inimene, kes sinu tootest ja teenusest räägib, seda teha. See on see, mida keegi sinult võtta ära ei saa, on sinu lugu. Ja kui sa seda suudad võimalikult hästi videosisuna sinna välja panna, kas ta on päevavlogi võtmes, kas ta on talking head ehk siis nagu nägu kaamerasse otse rääkides. Need on nagu parimad sellised väiksed formaadid või mõtted selle poole pealt, mis sa saad ära teha ja lõppkokkuvõttes pikemas perspektiivis mina usun, et see ettevõte võidab. Ja just sellistel puhkudel, kus võib-olla sellel ettevõttel ei ole sellist kogemust nagu sinul oli alustades, kuna sa olid juba sisu loonud enne selle agentuuri alustamist, eks ole, siis nendel ettevõtjatel ongi võimalik pöörduda selliste agentuuride poole, nagu sina pead, eks ole,
sest nad saavad sealt endale osta kogu seda kogemust, on ju. Ja et aitate siis neil ka panna selle sisu niimoodi kokku, et sellel oleks võimalikult hea mõju ja kasutate selleks ära võimalikult palju selliseid kasulikke kanaleid, mis just võib-olla sellele ettevõttele võiksid hästi toimida või saab öelda, et täna on ainuke kanal, mis töötab, ma ei tea, TikTok ja Instagram või kuidas sellega nagu on? Üks kõige võib-olla alahinnatumaid kohti hetkel on Facebook Reels. See on üks asi, mida paljud isegi ei tea, paljud turundajad isegi ei tea seda. Meie soovitus on ja minu soovitus ka vaatajatele, kui keegi seda vaatab, on see, et kui sa videoid teed, kui sa juba seda sisu toodad, repurpose'i kasutad ära võimalikult erinevatel platvormidel. Meil on kliente, kes postitavad kuni Twitterini välja videoid. Sa saad panna LinkedIni, peamised ongi siis nii-öelda LinkedIn, oletame siis nagu ettevõtlikkuse poole pealt, ettevõtte poole pealt, siis sul on Instagram Reels, Facebook Reels, TikTok ja siis Eestis see otseselt nii hästi ei toimi, aga tegelikult on sul ka YouTube Shorts ja siis sul on ka Twitter ja nii edasi. Et selles osas on nagu see, et kasuta võimalikult palju neid platvorme ära, kui sul seda videosisu on. Ja ei saa otseselt öelda, et üks platvorm kindlasti toimib ja see ongi see, kus kogu asi nagu on. Seal on võimalik sama sisuga tegelikult nagu ka natukene noppida erinevaid sihtrühmi erinevate platvormidelt. Mainisid Twitterit ehk siis tänast X, et kes see sihtrühm on, keda Eesti ettevõtte võiks tegelikult ka seal X-i platvormil sihtida, on täna seal sellist potentsiaali? Ja X-i poole pealt on nagu see, et meie näitel oleme seda testinud või on testinud nagu rahvusvahelise poole pealt rohkem teatud kliendid, aga Eesti poole pealt mul ei ole endal seda kogemust või et ma ei tea, et sealt oleks head rahvast püüda. Ma tean ja olen ise surfanud, et seal on võimalik seda püüda, aga ma ei tea, kui kerge seda on teha, kui sa alustad nullist. Selles osas mul endal nagu otsene kogemus puudub, aga kindlasti ta on võib-olla natukene rohkem nagu YouTube ja YouTube Shorts, ta on ka siuke võib-olla pikaajaline mäng, aga Eestis võib-olla natukene siuke spetsiifilisem või sul ei ole seda kasutajaskonda seal niivõrd palju, rahvusvaheliselt natukene teine tera jällegi. Sellepärast ma tahtsingi üle küsida, et saada aru sellest, kas see on midagi sellist, millel võiks olla nagu jällegi kasutamata potentsiaali võib-olla ka Eesti ettevõtte jaoks. Ja mul on tänulik, et sa ütledki konkreetselt, et sinul seda kogemust ei ole, aga ma kujutan ette, et kui kellelgi võiks selle vastu nagu huvi olla, siis sa oleksid ju nõus oma meeskonnaga seda ka täitsa katsetama. Jaa, vabalt. See oleks ju kasulik kõigile. Me katsetame, testime kogu aeg. Sisuloome on ka puhas testimine ja kogu aeg erinevate formaatide ja ideede katsetamine, nii et selles mõttes see on selline asi, mida tuleb kogu aeg teha. See on väga loominguline tegevus, jah. Kuidas sa päris alguses teadsid üldse seda, kuidas seda teenust, mida sa pakud, kuidas seda nagu hinnastada? Kuidas sa selle välja mõtlesid? Millist nagu tasu küsida selle töö eest? Alguses osutades kõhutunde pealt. Selles mõttes meil ei olnud väga palju, kui me alustasime, meil ei olnud väga palju teadmisi selles osas, mida keegi teine turul küsib. Meil oli ainuke kogemus selle poole pealt, mis ma teadsin, et mis me enda nii-öelda mõjuisiku või sisuloojana olime küsinud ja see oli see nagu poolpark, millest me alustasime ja kus me üritasime kuidagi enda tooteid ja teenuseid loogiliselt hinnastada. Kas see oli õige või vale alustades? Ma arvan, et see oli täpselt hea alguspunkt tunnetuse põhjal ja kõhutunde põhjal, millest me alustasime. Ja nüüd, kui näiteks me ka rahvusvaheliselt proovime jalgu ukse vahele saada, siis nüüd on loomulikult meil täiesti teine lähenemine, kuidas me seda vaatame. Aga alustades see oli selline puhtalt kõhutunde pealt. Kui sa nüüd peaksid anda siis meie kuulajale vaatajale mingisuguse soovituse selles hinnastamise kontekstis, kes on siis alustav ettevõtte, väike ettevõtte, kuidas sa soovitaksid, kui sa nüüd mõtled, et sa oled nagu alustavast ettevõtjast heas mõttes mõne sammu ees, eks ole, siis saad ju juba natukene olla selline targem ja targutada ja anda soovitusi, et kuidas sa soovitaksid seda hinnastamist nagu lahendada, et kas kõhutunne ongi see parim viis alustades
või tegelikult sa teeksid täna midagi teistmoodi? Kuidas sa seda soovitust sõnastaksid? Ja kõhutunne kindlasti ei ole hea strateegia. Mis ma soovitaksin on see, et nüüd loomulikult oleneb, mis faasis keegi on, sellest väga palju oleneb. Aga mis on selline põhiline asi, mis ma soovitan, on see, et aru saada, mida teised turul pakuvad, mis nad selle eest küsivad. Ja mulle endale ja meile kunagi ei meeldi hinnaga või hindadega kuidagi mängida ja manipuleerida või hinnaga kedagi ära osta. See minu arvates ei ole jätkusuutlik, see ei ole nagu see, kuidas sa lõppkokkuvõttes võidad. Aga seal on see, et kui sa mõtled enda tooteid ja teenuseid pakkudes, et sa tead, mida keegi teine küsib, siis kui sa oled mingis faasis juba kuskile jõudnud, siis sul on hea kas panna sinna sisse mingid boonuseid, mida sina saad pakkuda paremini, kas või sama hinna eest, lihtsalt mis annavad sulle rohkem seda väärtuspakkumist, mis sa pakud. Või siis sa lihtsalt tuled väikse sammukese allapoole ja sa tead, et sa suudad pakkuda paremat asja paremate kuludega ja sellele kliendile lõppkokkuvõttes paremini. Kui sa nüüd alustad ja sellest räägitakse ka väga palju, et kui keegi on alustavas faasis, siis on nagu variant see jah, et sa võid alustada sellega, aga sa pead panema kindlad reeglid paika, et kui sa pakud kellelegi midagi tasuta või üritad enda portfooliot kasvatada, siis sa saad mingi portfoolio endale kokku, mingi hetk lihtsalt sa pead õppima sealt teha selle lükke või järgmise sammu edasi, kus sa pead siis aru saama, mis sa lõpuks küsid selle eest ka. Aga see on lihtsalt üks variant võib-olla alustavale kellelegi, kes tahab enda portfooliot kasutada, et see on üks võimalus, et sa saad teha kas väikse mingi tulemustasuga või siis põhimõtteliselt tasuta mingit tööd, et enda portfooliot täiendada ja saada mingit kogemust. Ja kas sa ütleksid ka seda, et kui nüüd ikkagi juba tekib mingisugune selline momentum, et tööd on siis kogu selle nagu mahu ulatuses, mida kas siis üksik ettevõtja või võib-olla pisike tiim on valmis nagu ära tegema. Kas siis võiks ka ikkagi pidevalt hoida endal mingisugust sellist mõtet kuklas, et perioodiliselt ka ikkagi vaadata neid teenuse või toodete hindu nagu üle. Et toodete puhul mulle tundub, et on palju lihtsam kuidagi nagu siis Exceli tabeliga välja arvutada, mis selle toote hind peaks olema selleks, et see oleks jätkusuutlik nii tootmise vaatenurgast kui ettevõttele meeskonna palkade ja muude kulude nagu ülalpidamiseks. Aga teenuste puhul ma kõige rohkem kuulen seda, et inimestel on see kas siis mingisugune psühholoogiline takistus hinna tõstmiseks, kuigi nad on võib-olla ägavad vahepeal selle ülekoormuse all. Või siis on mingisugused takistused, mis turu hinna tõttu siis kuidagi segavad. Et kuidas sulle selle osas nagu tundub, et võib-olla võid ka jällegi oma näite tuua, et kus see mõõdik on, kus see hetk peaks olema, kus tuleks korraks nagu peatuda ja vaadata, et äkki tuleks nagu hinda ülespoole, ma pean just silmas nagu korrigeerida. Väga hea küsimus. Ma selles osas tunnen ise ja usun seda, et kui sa oled kursis, mida keegi teine pakub ja kui sa tunned enda vastast, siis sul alati on selles mõttes mingisugune eelis, sa tead, et mida teised teevad, sa oskad enda lükkeid ja manuurid öelda, kas selle poole pealt siis nagu kohandada. Aga ma lihtsalt räägin puhtalt omast kogemusest ja see on see, millesse ma pigem ise rohkem usun, on see, et tõsiselt tunneta seda, et kuidas sa saad teha enda teenust kokkuvõttes paremaks ja kuidas sa saad kliendile teha kõige paremat teenust, kõige paremat moodi, mida keegi teine ei tee. Sest et see on see alus, mille pealt sa saad ise reguleerida selle turuhinna hiljem põhimõtteliselt. Meie nišis on see, ma ütleks, kas võlu või valu, kui sa võtad fotograafia, videograafia, ta on natukene selline, et sul tegelikult puudub turuhind. Sul on, kes pakub teenust siin ja teine, kes pakub teenust siin. Ja ma arvan, et lihtsalt seal ongi see, et keskenduda teenusele ja siis ma usun, et on see aeg, kus sa tunnetad, et okei, et nüüd on aeg tõsta, kui mul lihtsalt tööd on maru palju ja sa ei saa iseennast ohverdada selle baasilt enam või sa tead, et kulude mõttes, kui sa tahad siit teha järgmist lüket, siis sa lihtsalt pead seda tegema. Ja, sellega ma olen väga nõus. Mis sinu kõige suurem väljakutse täna on? Sa mõtled selle peale, kus sa täna ettevõtjana oled
siis mis see tänane suurim selline koht on, kus sa tunned, et on vaja üle saada? Kõige suurem väljakutse on rahvusvaheline kasv, et kui siit, me ütleme nii-öelda Eesti konnatiigist siit tahab suurde ookeanisse sukelduda, siis see on selline tõsine samm, millega me hetkel maadleme. Ja seal on väga palju erinevaid aspekte, mis tuleb siis nagu mängu peamiselt siis ka müügi poole pealt või kuidas leida neid kliente, kuidas saada sealt seda usaldust, et sa oled siit väiksest Eestist ja toimetad ja oled valmis kellelegi midagi kas siis USA või UK turule tegema. See on kindlasti kõige suurem väljakutse, millega me hetkel tööd teeme koos enda mentoriga. Ja ma arvan, et osaliselt sealt nagu ka lisaks sellele on see teine nii-öelda tahk on see, et inimesed leida enda kõrvale tiimi häid inimesi, tõsiselt neid inimesi, kes tahavad sinuga koos kasvada, kes tahavad sinuga koos seda ettevõtet kasutada ja häid töötajaid, kellega koos on hea culture fit, mille pealt saab teha tõsiseid samme edasi. Et nagu need on sellised väljakutsed, võib-olla 2 peamist väljakutset, mis meil hetkel on, millega me tööd teeme ja ta ei ole selline asi, mis sa lihtsalt et ma homme lähen teen selle asja ära, teen asja korda, et see on selline pikaajaline protsess, millega me tööd teeme. Tänu sellele, et sa mainisid uuesti enda mentorit, tuli mulle meelde küsimus, mida ma tegelikult juba enne tahtsin küsida, et kuidas sa leidsid selle mentori ja millist rolli ta mängib kogu sellel teekonnal sinu ettevõtluses? Jaa. Leidsime mentori tegelikult läbi enda eelmise mentori, mis on siis võib-olla kõik, kes kuidagi agentuuri maailmas või siis digiturunduse maailmas rahvusvaheliselt teavad Iman Kätsit. On üks noor kutt, kes on teada-tuntud enda digiagentuuri asutamisega, siis läbi tema ühe ettevõtte ja Instagrami me leidsime mentori. Ja sealt me siis grupi coaching uga ja sattusime siis teise mentori otsa, kellega me siis nüüd oleme eelmise aasta juunist vist umbes juunist toimetanud. Ja kui sa küsisid, et mis rolli ta mängib, siis mängib võib-olla suuremat rolli, kui ma oleks isegi alguses ette aimanud. Ja me oleme selles mõttes, ma arvan, meil on väga vedanud temaga. Et me ta leidsime ja siiani me oleme teinud hüppeid ja lükkeid, mille peale me ise ei oleks isegi teadnud, et sa ei tea, mida sa ei tea. Aga võib-olla kirjelda natukene rohkem seda, et mida see mentor siis tegelikult üldse aitab teha ettevõttel, sest ma kujutan ette, et paljudel alustavatel ettevõtjatel pole isegi sellist julgust mingisugust mentorit endale otsida, et vähesed satuvad kuskil inkubaatoritesse või programmidesse, kus on nagu mentorid selline kriitiline osa niikuinii, et seal nad saavad seda abi, aga kui nad hakkavad oma magamistoas nokitsema, siis nad ei mõtle, ma arvan, selle peale, et äkki võiks mõni mentor olla. Nad parimal juhul mõtlevad selle peale, et äkki ei peaks üksi tegema seda, äkki otsiks kellega koos seda teha. Aga et kui võtta mentorit kui sellist inimest, kes siis mis iganes tingimustel on nõus aitama, nõustama, mõtlema kaasa, et siis ma arvan, oleks hea, kui kuulaja, vaataja teaks, mida see mentor üldse saab pakkuda, mismoodi siis sinu kogemus on, mida ta teeb. Ja seal on nüüd erinevaid nagu mudelid ka, kuidas toimetavad. Üks asi on mentor, üks asi on coach, teine on consultant ja kõik see kompott koos. Meil on siis selle tolle mentoriga meile väga vedanud, sest tema on rohkem nagu meil kõik asjad koos. Tema aitab meid paljude süsteemidega ja ta ehitab teatud asju ka meie jaoks, aga samas ta ka nõustab ja igatepidi muud moodi ka. Ehk siis meil on temaga selles mõttes vedanud, et ta mängib nagu mitut erinevat rolli natukene. Ja ta on selline hübriid. Aga kui nüüd mõelda nagu kellelegi, kes alustab võib-olla või kuskil maal on oma ettevõttega, siis minu soovitus on see, et ja mida ma ise kahetsen, on see, et kui sul on ressurssi, isegi kui sa alustad, kui sa suudad hoida enda kulud madalal, kui sul on ressurssi investeerida kuhugi ja küsida abi kelleltki, kes on selle asja juba ära teinud või kes on kuskil seal, kuhu sa tahad juba jõuda, siis tee seda varem või hiljem.
ehk siis tee seda pigem varem kui hiljem. Ehk siis nagu see on üks asi, mis ma võib-olla ise kahetsen, et me oleks pidanud ja võinud varem abi otsida, vaadata seda mõju, mida see on nüüd meile nagu rakendanud. Ja väga-väga suur oluline asi on ka see, et sa kindlasti käid ja igaüks käib mingid kadalipud läbi ja sa ei pruugi alguses seda õiget mentorit või coach'i või konsultanti või keda iganes leida. Sa pead siin täpselt samamoodi ettevõttes nagu teiste probleemidega, sa pead testima ja leidma enda jaoks selle õige, kes sobib sulle, kes on midagi ära teinud ja oskab sind tõsiselt aidata ka lisaks sellele, et on selle ära teinud. Need on nagu need põhilised mõtted, mis ma ise selles osas jagaks puhtalt oma kogemuselt. Kas on olemas ka mentorid, kes ise ei ole ära teinud, aga oskavad lihtsalt nii hästi aidata, et vahet pole, et nad pole ise teinud? On see võimalik või? Mis sa arvad? Vot see on minu isiklik võib-olla äärmuslik arvamus, täpselt samamoodi, kui ma käisin ülikoolis. Ma väga-väga ei usu teoreetikutesse. Ma usun nendesse inimestesse, kes teevad praktikas midagi ära ja ma kuulan neid hea meelega rohkem kui neid, kes lihtsalt räägivad, aga nad tegelikult ise ei ole midagi teinud. Ma usun, et seal kindlasti on inimesi, aga ma arvan enda perspektiivist, et see tõenäosus, et sa leiad kellegi, kes on midagi ära teinud, et oskab sind aidata, on suurem kui see, kes võib-olla ise ei ole tegelikult seda teinud, aga õpetab seda. Jah, mulle tundub ka, et ülikoolides on päris palju akadeemikud, kes ongi teoorias hästi tugevad, eks ole. Aga teooria miinus on see, et see ajas ikkagi päris palju muutub, kuidas need asjad praktikas rakenduvad ja ellu viidavad on. Ja mis tähendab seda, et tõenäoliselt kõige parem õpetaja on ikkagi see, kes ei lõpeta ettevõtjaks olemist või juhiks või mis iganes rollis olemist, vaid teeb seda ikkagi paralleelselt sellega, et ta õpetab ja teeb. Et see on tohutu pingutus, eks ole, ja ilmselt väga, väga suur risk on sellisel juhul läbipõlemiseks, aga tõenäoliselt see on ainuke võimalus, mis annab nagu sellise kogemuse, millega päriselt on võimalik siis kas ülikoolis või kus iganes anda inimestele edasi teadmisi kogu sellest ettevõtluskeskkonnast või valdkonnas toimuvast, mis parasjagu on ka aktuaalne. Et see ei oleks nagu see, et õppisin kunagi 40 aastat tagasi mingisuguse asja selgeks ja siis nüüd olen 40 aastat hiljem täpselt sama juttu rääkimas. Ja tõenäoliselt saab selle vastu argumendina öelda, et aga ma olen ju kogu aeg õppinud juurde ka ja kogu aeg ennast kursis hoidnud, siis kindlasti see toetab. Aga praktika läbitegemine on ilmselt ikkagi kõige parem viis nagu õppida ja siis sellest kogemust jagada. Jah, seal kindlasti on ka see, mis ma võib-olla lisaks siia juurde on see, et võib-olla minu vaatenurgast on see natuke teistmoodi sellepärast, mis nišis me toimetame. Et kui digiturunduse vallas me vaatame kas või seda, mis me tegime kuskil aasta aega tagasi, siis teatud asjad on väga palju muutunud ja see on ka see põhjus, et kuna see maailm liigub nii kiiresti võib-olla meie vallas võrreldes võib-olla teiste valdkondadega, siis see on ka võib-olla sellepärast, miks ma seda perspektiivi niimoodi teen. Üks küsimus, mis mul endalegi üllatuseks ei läinud meelest ära, kuigi püüdis vahepeal minna, siis on see, et kuidas see välisturgudele minek nagu käib. Et võib-olla põgusalt lihtsalt avad seda kaarti, et mille järgi sa näiteks üldse oma meeskonnaga koos valisid, siis nagu sa tõid välja Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikide turud, et kas need on lihtsalt niivõrd suured turud, et tasub nagu sinna igal juhul proovida või on seal mingid muud argumendid, miks mitte proovida mingisuguseid selliseid riike või piirkondi, kus võiks lihtsalt, ma ei tea, konkurents madalam olla, sest mida suurem turg, seda suurem konkurents. Ja selles osas meie vaatenurk selles osas oli see ja osaliselt ka tegelikult sellest, mida mentor meile nagu rääkis, kuna tema on selle samm-sammult mõnes mõttes läbi käinud ja tema on USA-st ja ise ka, siis tema üsna palju nagu suunas meid selles osas ja ma selles osas olen ka selle mõtteviisiga, et nagu go big or go home et kui me juba lähme, siis me lähme nagu tõsiselt ja kui me saame püüda ja proovida püüda seda suuremat kala kuskilt, oletame UK-st ja USA-st ja kui me lõpuks saamegi, siis okei, oletame selle väiksema kala kuskilt Saksamaalt või midagi,
näitena, siis ma usun, et see on ikkagi kokkuvõttes nagu suurem võit. Ja kui sa küsisid, et kuidas see umbes nagu välja näeb, siis nagu laiemas mastaabis see, kuidas me oleme seda läbi käinud, ongi see, et väga tugev research selle baasil, mis me teame, mida keegi välismaa turul teeb. Väga suur analüüs selle osas, mida me hetkel teeme, mis me tunneme, et mis on meie tugevused ja mis on meie nõrkused, millega me teame, et me suudame eristuda seal turul ja läbi selle siis ka tõsine konkurentsianalüüs vastavalt lisaks sellele, mis me teame, et kes kuidas midagi teeb, ka mida nad täpselt pakuvad, mis hinnaga ja nii edasi. See on see protsess, mis me kõik läbi käisime ja nüüd põhimõtteliselt ongi siis rahvusvahelisel turule orgaanilise sisuloome launch ehk siis orgaaniline sisu sotsmeedia kaudu täpselt samamoodi nagu me Eestis alustasime samade printsiipide põhjal, pluss siis nagu külm outbound näiteks LinkedIni kaudu. Et need on nagu need taktikad ja kuidas me praegu läheme. Jah, et isegi kui ma ütlesin ennist, et suurtel turgudel on suurem konkurents, siis on seal ka ikkagi piisavalt palju potentsiaalset klientuuri, mille najal võib seda konkurentsi päeva lõpuks olla vähem, sellepärast et on võimalik leida seal mingisugune oma unikaalne lähenemisviis, mingisugune oma nišš ja läbi väga suure väärtusloome ja unikaalsuse on võimalik seda hoopis leida sealt siis suurema tõenäosusega võib-olla selline sihtrühm, kes on täpselt piisavalt suur. No sa kasutasid seda nimetust nagu suur kala, eks ole, aga kui vaadatagi kas või seda, et teenindada mingisugust, massi ei ole õige sõna, aga lihtsalt mingit suurt hulka, eks ole, kliente, siis suurelt turult on ikkagi tõenäoliselt võimalik leida sellised kliendid, kellega kõik võimalikud väärtused ja põhimõtted ka ilusti kattuvad ja samal ajal on seal siis ikkagi see sihtrühm. Et üks asi on see, et leida mingisugune kliendiportfell, kliendibaas, aga teine asi on ju see, et nende jaoks peab olema ka seda publikut, kellele siis üldse nende brändi turundada ja seal on need mahud piisavalt suured, mis annavad võimaluse siis ka seda adekvaatselt mõõta, et meil siin Eesti turul ju paljud analüütilised analüüsid teavad ikkagi selle taha, et lihtsalt ei ole nii suurt hulka mingisugust infot, mille põhjal saaks järeldust teha. Vähemalt ma olen saanud mitmetel puhkudel sellest niimoodi aru, näiteks AB testimine on see klassikaline näide, kus tuuakse seda välja, et me võime seda teha, aga tegelikult päriselt järelduste tegemiseks lihtsalt neid näitamisi ei ole piisavalt. Ja kindlasti. Aga mis see tänane miks on? Miks sa seda täna teed? Ma arvan, et see miks on nagu väga palju ajas muutunud, aga peamine põhjus, miks ma seda teen, on ehitada midagi koos hea, toreda meeskonnaga. Ja ma arvan, et see ehitamise protsess on see, mida tuleb nautida. Et ilmselt kui mingi hetk me jõuame sinna mastaapi, kus asi on võib-olla suurem või kuskil mingisugune järgmine platvorm või lagi on saavutatud, siis ikkagi tagantjärgi sa mõtled tegelikult nende vanade heade aegade peale võib-olla või selle protsessi peale, mis sa oled kõik läbi käinud ja kuidas see on sind arendanud. Et ma arvan, et see on see, et ma tahan ennast arendada ja ma tahan teisi arendada ja ma tahan koos töötada tõsiselt oma ala professionaalidega ja heade inimestega, kellega koos me saaksime midagi suurt ära ehitada, millel on tõsine missioon ja visioon siis laiemalt ka. Kas sa soovitad teistel inimestel, kes meid võib-olla kuulavad ja vaatavad, ka alustada ettevõtlusega? Jah, soovitan, aga see on täpselt see, nagu me võib-olla otsime enda tiimi inimesi või kui ka kliente otsid, et see on nagu, sa ütled alati, et see on nendele inimestele ja see ei ole kindlasti neile, kes on ja siis ma ütleks, et jah, ma soovitan see, kui palju sa iseenda kohta õpid, kui sa seda protsessi läbi käid, ükskõik, kui sa lõpuks läbi kukud, seal ei ole vahet. See, kuidas sa õpid, milles sa hea oled, milles sa halb oled, mida sa tegelikult kardad, siis see protsess on seda väärt lõppkokkuvõttes ja ma arvan, et see on kindlasti nendel inimestel, kes otsivad seda enesearengut, aga see kindlasti ei ole nendel inimestele, kes otsivad tavalist rutiini ja mugavust.
aga selle ettevõtlusteekonna nii-öelda testimise, parema sõna puudumisel hetkel, testimise järel on ju ka täiesti okei otsustada, et see ei ole mulle ja minna siis nii-öelda palgatööle tagasi või leida mingisugune muu väljund endale üldse, et tänapäeval on neid enda potentsiaali realiseerimise võimalusi teisigi. Aga kui nüüd keegi kuulab kogu seda lugu, mida sa oled rääkinud ja tal tekib selle peale nagu see mingisugune tõuge või impulss, et ma tahan ka ettevõtja olla. Et mis see esimene asi on, millest ta peaks alustama sinu hinnangul? Oleneb, mida keegi teeb. Esimene asi kindlasti minu perspektiivist ei ole olnud see, et tee endale logo või mõtle mingi suur äriplaan endale välja. Esimene asi on aru saada, kui sa üldse midagi teha tahad, et kas seda turul juba eksisteerib. Kui me läheme nagu kohe strateegilises võtmes, siis ma ei viitsi nagu laiema amplaaga seda selgitada, sest ta on nagu sihuke hall ala. Aga kui strateegiliselt vaadata, siis nagu ära keskendu otseselt mingile suurele äriplaanile või logodele või üli uhkele veebilehele, millesse sa plaanid investeerida. Keskendu sellele, mida sa saad juba praeguselt turult näha, mida keegi teeb. Kuidas sa saad aru, mida sina teeksid võib-olla paremini, mida sina teeksid teistmoodi, mida klient tegelikult tahab, mis tema probleemid on. Ja siis sa saad tegelikult aimu ka sellest, et okei, et kuidas ma saaksin seda probleemi siis lahendada. Ja see on lai, aga tegelikult need on need kõige olulisemad vundamendid, mille alusel sa saad seda ära proovida. Ja kui sul on ka väga uhke ja mida ma usun nagu meie mudeli puhul, agentuuri mudeli puhul on see, et kui sul on mingi toode või sa üritad mingit platvormi või software'i ehitada, kas või siis, kui sa suudad selle ära pakkuda alguses mingi teenusena kliendile ja sa saad temaga üks-ühele töötada, kõigepealt sa saad aru, mis tema jaoks tegelikult oluline on, mis tegelikult need probleemid on, mida sa võib-olla alguses ei teadnud ja siis sa saad hakata ehitama tõsisemalt mingit võib-olla välist või suuremat asja või muud sellist. Ja, sellega ma olen päri. Selleks, et me saaksime siin nüüd siis seda vestlust kokku tõmmata, ma tahan küsida esimese asjana sinu käest, et on sul mingisugust raamatut soovitada, mida meie publik saaks lugeda selleks, et saad ka mingisugust inspiratsiooni või tõuget saada, raamat, mis on siis võib-olla sind ennast ka aidanud? Ma isegi annaks 2 raamatusoovitust, et oleneb vaatajast, kas ta on alustav ettevõtja või tahab alustada. Lihtsalt puhtalt minu kogemusest, kui ma olin noorem ja kui ma lugesin, siis ma mäletan ja ma mõtlesin enne, kui ma siia tulin, et mida ma soovitaks, siis mind kõnetas kõige rohkem ikkagi siis, kui ma alustasin ja mis mulle esimese sellise mõtteviisi switchi tegi, on klassikaline Rikas isa, vaene isa, Robert Kiyosaki. See oli minu vundament vähemalt, see on puhtalt see, mida ma enda isiklikust kogemusest oskan soovitada. Kui nüüd oled sa teises etapis, kus sul on juba midagi, mis sul toimub ja sa tahad strateegiliselt midagi, kus on rohkem see faas, kus võib-olla mina praegu olen, mis on minu jaoks oluline. Ma loen raamatuid rohkem selle poole pealt, et mida ma saan strateegiliselt äris või ettevõtluses rakendada, siis üks, mis ma kindlasti soovitaks, on Your Next 5 Moves, Patrick Bet-David. See on selline strateegilisem raamat neile, kes võib-olla on juba midagi ära teinud ja tahavad veel tõsisemalt teha. Seda esimest raamatut ma olen kindlasti Rahvaraamatu riiulis näinud ja ma arvan millegipärast, et Rahvaraamatu e-poest saab seda teist raamatut ka tellida, et seal on ingliskeelse kirjanduse valik ka tegelikult päris adekvaatne. Sulle, kes sa kuulad seda taskuhäälingut, siis täna jaga palun sotsiaalmeedias seda taskuhäälingut, märgi siis ära Instagramis veebimajutus.ee ja me võiksime siis võib-olla selle Rikas isa, vaene isa raamatu võib-olla ka välja loosida siis nende inimeste vahel, kes seda taskuhäälingut jagavad ja sinna mingisuguse kommentaari lisavad. Mulle tundub, et see raamat on küll nüüd tänaseks juba ma ei saa öelda kulunud, eks ole, aga see on päris vana raamat, millest on olnud juba palju aastaid juttu, aga see, mismoodi ta võib ja tõenäoliselt muudab seda mõtteviisi, ei ole muutunud. Et see võiks nagu ikkagi päris palju inimesi aidata. Kust kohast nüüd siis
sinu ja content'i kohta leiab infot? Minu enda kohta leiab eesperekonna nimi Instagramist võib-olla kõige rohkem. Seal ma olen kõige aktiivsem vähemalt Simo Teeru. Content'i kohta on meil sotsmeediakanalid content.est ja veebilehel content.ee. Ja content siis K-ga. K-ga alguses. Sulle, kes sa kuulad, ei pea ilmselt seda lugu üle rääkima, aga jälgi ja muidugi ka sellele episoodile siis märgi ka juurde meeldimine, vist peaks eesti keeles ütlema. Nagu te teate juba, siis ma süsteemselt püüan seda estongliselt vältida, asendades mõningaid termineid veidrate eestikeelsete vastetega, mis võib-olla ei ole üldse adekvaatsed, aga mulle pakub see piisavalt lõbu, et ma jään selle juurde. Ja tänan siin kohal muidugi ka Rahvaraamatu Telliskivi Literaadi restorani, kelle ruumides me saame neid salvestusi teha. Ja nüüd ma ütlen küll inglise keeles, et goes without saying, et tänud ka sulle, et sa tänasesse episoodi tulid meile külaliseks ja oma lugu jagades ja oma põhimõtteid jagades, mis minu arust on kõige põnevam osa alati. Said inspireerida paljusid inimesi, kes kas on juba ettevõtjad või mõtlevad alustamisele või on just alustanud, et nad saaksid siis sinu kogemuse pealt teha mingisuguseid järeldusi ja võib-olla saavad ka mingisuguseid paralleele tuua selle osas, missugune on nende teekond juba olnud. Ja mismoodi siis saaks sellel teekonnal olles ka mingisuguseid paremaid valikuid võib-olla teha. Seega aitäh sulle, et sa tulid ja aitäh sulle, kes sa kuulad või vaatad meid ja kohtumiseni juba järgmises episoodis. Aitäh!